siia Villevere kanti, mis siis Kahala, minu lapsepõlvekodu jääb siia lähedusse. Ja siin on siis leiutajate küla, ma kohe näitan nagu põnevaimaid asju või leiutajate üritus. Ja me siis siin pakume jooke ja see on siin lastele pühendatud üritus, et selles mõttes väga äge, et keegi ka seda leiutamisteemat hoiab üleval, sest see leiutamine on hetkel nii tagataustale jäänud, aga tegelikult leiutisi me vajame, nii et ma näitan. Et ma oletan, et see Vändates generaator teeb voolu ja need pirnid lähevad põlema. No. Kaks jalgratast. Noh, siin on mingi ise tehtud mingi pill. Kärutas ringi ka, suht selline käre oli, aga vedrustus on 0, seega ta on üks põrkaparaat. Ja noh, siin on siis vist ise tehtud traktor endale. Et seda on ka nagu hästi põnev näha, et keegi nagu 0-st ehitab endale traktori. Et täitsa kõik asjad ise teinud. See on küll üliäge. Et täitsa nagu tehase püsti ja hakata traktorit tootma, et mis siin on raudselt Passat 1.9 turbodiisel või? Pakkuge ära, mis mootor on. Ma arvan, et jah. Need Volkswagen, ma arvan 1.9 rida 4 diisel. Jälle mingi aparaat. See tundub pigem aku pealt olema. Ai, väike mootor on ka seal. Ja siis sellised väiksed punnakad. Seal on lihtsalt siks, ma ei tea. Siin on mingid motikad. Aga kuidas sa siis sõidad? Sa paned mõlemad mootorid sisse või ainult ühe mootori või? Kumba tahad? Aga kui tahad mõlemad, siis saad mõlemaga ka sõita või? Siis paned neliku kangi peale. Sünkroonkangi paned, 2 käigukangi on. Aha. Ja paned neliku peale ja siis vahetab koos käike. Okei. Ja gaasi keerad rullikust kinni, siis on mõlemad gaasid sünkroonis. No. Kuule, aga ma peaks sulle külla tulema ja video tegema. Mul on YouTube'i kanal, mul saab kuskil üks video saab kuskil 10-20 000 vaatamist, oleneb sellest. Okay. Et siis teha mingi väike video sellest autost. Ja. Õhtu siis lõpetatakse ära sellise rongkäiguga, et minnakse. Tehakse üks väike tiir ka siin läheduses. Et ongi päev läbi, et väga äge üritus, et ma soovitan kõigil tulla, kes lastega tahavad näidata erinevaid ägedaid masinaid, mida inimesed viitsivad kokku teha. Et väga lahe. Et soovitan soojalt. Ja Passatiga selline häda, et siit tuleb vesi sisse ja siin on vesi. Et sai uus kasutatud tagatuli ostetud ja nüüd vahetame ära, et rümakas on küll, aga üritame tehniliselt vähemalt korralik hoida, et siis see tuli on juba nii koledaks läinud. Nii, 4 mutrit hiljem. Tada. Ja võiks öelda, et tuli on vahetatud. Et siin on isegi selline äge sinine LED ja töötab. Muidugi viisakas oleks olnud kõik see plastik siit eest ära võtta, et saad ilusti vahele, aga ei, ma pean ikka ennast suruma läbi ja ei viitsi ja ei saa. Ja sai ka niimoodi ära tehtud, seega see ongi see alati. Et kui saab, siis ei tee ju, kuigi tegelikult võiks saaks palju lihtsam, aga ei ole hull. Igal juhul tuli on tehtud ja nüüd on palju ilus. Üli puhas 350 Z. Ikka väga puhas. Ühtegi kriimu, mitte midagi peale. Väga haruldane. No, eelmine kord oli must E39 Widebody. Too oli sellepärast kena, et ta tundus nagu hoomatav, et sellised teha, aga see on juba next level. Et
see on ikka nagu näituse pill, et see on nagu ülikena. Ja sisu on ka tegelikult päris heas korras, et see sisu on suht raske korras hoida. Aga no need väljad, Et ma arvan, et te teate küll, millele ma enda hääle annan. Aga tal ei ole veel seda hääletuse seda. Ülikena. Muidugi mõned kõlarid Passatil. Vaadake seda ust. Jõhke. Olge ettevaatlikud, et ei saa nunnususega pihta, sest MX-5-d ikka nunnud kuubis, Mis te arvate RX-7-test? Et minu arust on nagu üliägedad pillid, aga no vasakpoolsed roolidega ärme hakka üldse rääkimegi, need on mingi 60,000+ euri vähemalt. Aga üliäge oleks üks selline kas või mingi driftikas, aga no nendele juppe ja varuosasid on ikka ülikeeruline leida. Tuled auto juurde, vaatad, kui hea auto ja siis vaatad, et siin on 2-liitrine mahlapakk. Et Eestis ainult niimoodi võimalik. Et see on küll väga huvitav lahendus. Aga ma arvan, see on mingi suvema pill või? Ma arvan, et on, kes see ikka ilma niimoodi mootorita toob või mõni sõber tal. Väga hull. Oleks nüüd väljaki puhtaks pesta. Mis autole hääle anname? Ma vist annaks 350 setile, kuna see lihtsalt on selline, mida ma ostaks endale, kui oleks raha. Aga see hõbedane on ikka palju kliinime. Ma vist annan selle hõbedasele, mulle meeldib see rohkem. Aga see on Jaapani tüdruk, ma ei tea. Anname sellele on ja, see on ikka nii kliin. Poolakatel siin on ikka see autode kultuur on üldse teistsugune või see Drift Matsuri on neil nagu rohkem nagu hinges, et siin ikkagi autod on ikka nagu väga stance ja need arvatavasti drifti, aga see kurat ikka ülimadal, aga läheb driftima, et selles mõttes ikkagi täiesti teine teema, et poolakad on kindlasti Drift Matsuriilikumad autode ja asjadega, et väga selline stance on nagu teema. Aga ongi see, et Poolast päris kauge tulla, et see on nagu üliäge. Et siin ka stance. Madalad, siledad, stiilsed. Välimus peab olema, kui välimust ei ole, siis ei ole driftikas, et selles mõttes ikka väga matsuurilikud autod. Meil Eestis vist matsuurilikke autosid on vähe, et enamus on mingid sellised tavaautod, aga siin ka jälle üli nagu stance'id ja välimus. Et selline E30 kutt lihtsalt puurib siin midagi. Sellega tuled lihtsalt driftima, üli hea pärlaga, jõhker pärla. Välimus, jumala, poolakad on ägedad. Siin on vist juba, see oligi see, mis tegi väikse õnnetuse. Siin jälle ülimadal, kõik, ei mingit kuradi, et mul on vaja seda kuradi silda paika panna, peaasalt oleks äge ja teeks natukene külge. Siin ei ole ju mingit travelit. Oivle. Et väga äge. Ma loodan, et nad teevad mingit nagu ronge ka, et siis oleks äge. Et see on vist mingi üks tiim, et kõigil on sellised Jaapani stiilis sildid ja asjad ja ülituus. Seal ka jälle. See on jah ikka poolakad. Et ma ei tea, kelle töös on, et poolakad niimoodi välja sai, aga need autod lihtsalt. Enne oli. Nad see juba käis seinas. Aga see sõitis ka hästi palju, kogu aeg sõitis. Või see sõitis. See vist sõitis rohkem. Igal juhul jälle vaadake. Fitment. Ratas on lihtsalt koopas ja driftid. Ülikõva. Vaat see on juba äge. Mulle see stiil väga meeldib nagu selline stance ja samas ka nagu teed mingit ägedat drifti. Siin väike õnnetus. Siin tegelikult neid autosid on veel, ma näitan veel, ega kui tihti ikka Poola drifti autod Eestis on Poola Street Class või Poola nagu fun. Siin IS 200 jällegi. Et üliäge.
Siin on juba Eesti poisid ja üliäge. Poolakad tulidki ju niimoodi rekkadega ju. Et 2 rekkat, et selles mõttes ülikõva suur ettevõtmine. Ma ei tea, kas Suvemaa hea müügitöö või keegi on ikka head müüki teinud, et siia need poolakad kohale niimoodi rekkadega saanud, et see ei ole üldse odav. No tegelikult kamba peal on nagu soodne, aga ülituus. Jälle poolakad, üli stands, kõik peab olema stands. No vaadake seda. Ja kui see läheb nüüd driftima ka, joh, ei tii. No lähebki, hüdrokas, värgid, särgid. Mersu mootor AMG. Kompressoriga. No, E34 läheb driftima. Ülikõva. Ja siin muidugi turbobrikk. See on hea. See old school velge. See vist on näinud sellist elu, et ise ka ei tea. 4 volti ja läheb minna. Läpakas taga ja juhtmed ja boosti juurde. Siin jälle stands. Vaadake seda fitmenti, noh. Pool ratast on lihtsalt peidus, ma ei tea, kuidas see üldse vastu peab. Jõhker. Jesus Christus, kui palju neid poolakaid on, täitsa lõpp. Kõik siit ka. Poola. E60, värgid, särgid. Poola. Näeb meie Wisefabi Tarmo on MX5-ga. Jälle, Poola. Jõhker. Kõrgele tõstetud. Vaadake neid lillasid. No, ülituus. Lilla gäng. Ilus lilla ka. Ja pärlaga värgid, särgid ja ülikõva. Läpakad käes, kõigil boostid, värgid, särgid. Mul hea lilla gäng. No, 46 jälle. Igasugused jupid küljes. Et oleks ainult äge. Auto peab välja nägema äge ja siis alles sõitma. Et väga teistmoodi suhtumine. Väga plasmassi kärsakat on.
pimedas autos Matsuri läbi ja ülivinge üritus. Ma nii väga loodan, et ma saan järgmiseks aastaks endale ka mingi käraka, millega lihtsalt osa võtta, kas või korrakski, et ma ei tea muidugi, kas 12 tundi või mis iganes vastu peab nagu nendel vendadel siin, aga tundus üliäge ja ma loodan, et tuleb veel rohkem poolakaid ja eestlased tõmbavad ka endal selle lati kõrgemale, et eestlased selles osas nagu sõidavad paremini, aga kõigil ongi selline hästi võistluste pill, aga poolakatel on just selline nagu välimus, et siis meil võiks ka midagi nagu tulla, aga üliäge üritus ja rohkem oleks võinud tandemit näha, et kuidagi, ma ei tea, kas ei tohtinud, aga väga lahjad tandemid oli, aga muidu sellised rongid olid nagu okeid, aga rohkem ukse jälgi näha, et mõlkimis oli küll, aga ma ei tea. Ei ole väga vinge, aitäh, tšau! No nii, ärge mu habet tähele pange, ma värvisin habet, aga seekord see sai nii tume kuidagi ja pesemata veel korralikult nii-öelda nahk. Aga igal juhul kohe näitan teile, mis värk hakkab pihta, et avaldan siis teile enda järgmise projekti, miks ma selle garaaži asjad kõik ära andsin, et mainisin, et üks suur projekt on, võib-olla Mari-Liis olete juba varem näinud, aga noh, siin need on siis titekraam, nii et seda videot näete siis meie järgmine suur projekt. Me saame mõlemad siis Mari-Liisiga vanemaks ja kohe varsti septembri lõpus peaks üks päda siia ilma juurde tulema, nii et väga põnev ja selle tõttu on ka need teised asjad siin tagataustal juhtunud, et valmistume siis ühe ilmakodaniku juurde vastuvõtmiseks. Jah, vahutab, kurat. Tegelikult peaks auto veits taha olema, päike paistab peale, aga mõnus vahukist. Ja nüüd kinnas kätte, mul veel neid kindaid on ka müüa, kes tahab. Ja noh, nii lihtsalt pill puhas ongi. Tegelikult mingi tund aega pesemist, aga näed, istub siin ilusti. Ei, puhas auto on puhas auto, aga valge värv on tegelikult üks kõige raskemaid värve vist üldse, mida pesta. Pigipesu tuleb järgmisena teha, üks korralik pigipesu. Läheme teeme selle õhupalli nüüd ära. Nii, pall on paigas, panin turvavöö ka peale. Ma loodan, et see kuidagi katki sõiduajal ei lähe, sest muidu on meil see kõik pulber siin salongis. Eks ma konsulteerin ka Mariga. Ma panin alguses pagassi, aga seal tundus veel ohtlikum, aga samas pagassi hakkas selle pulbriga kokku ei ole väga hullu, aga ma ei tea. No oleme nüüd rannas, pärast ma ei tea mingit 100 tundi oleme siin golfiväljaku taga ja päike võiks olla gramm madalamal, et praegu see päike on veel nii ere, aga meie gender reveal'i pall on siin, loodetavasti ei lähe siin katki ja seal käib pildistamised. Selline see meie meeste elu on. Ma ütlesin, et ma paaril pildil võin olla, aga mina vähemalt enda sotsiaalmeedias vahetel. Paarid plätud lihtsalt kuskil mul lambi koha peal. Et kes veel siis ei tea, et siin selle golfiväljaku taga siin Reiu rand, et see on selline hea privaatne, et kui te otsite ka pildistamiskohta. Aga seal see... Siis tegelikult ma mõtlen, et sinnapoole, vasakule poole hästi pisike salguke tõmba vist. Ole natukene. Tegelikult see tuul tuleb nüüd selle salgu minema. Säti salgu natuke, jaa. Ma mõtlen seda, et kas teise või kolmanda või neljanda lapsega nähakse ka nii palju vaeva nagu esimese lapsega või? Et selles mõttes veits ebaaus, et see pätt... kes meil seal kõhus on, ta saab nii palju tähelepanu ja teised, kolmandad, neljandad tulevad siis selline ehku peale, nii et vanemad, kellel on mitu last, siis kommenteerige, et kas teine, kolmas, neljas oli ka sama palju mässamist kui esimesega. Aga esimest kord on ju huvitav, ma ei tea, kuidas teiste kordadega oleks. Eks see naistele on suurem protsess kui meestele. Mina panustasin 3 minutit koos pesuga. Tema küpsetab seda juba, ma ei tea, mingi 6 või 7 kuud on seal juba
kasvanud ja ei ole lihtne, et mina arvan, mul ei ole rasedatega väga kogemusi nagu mingid õed või asjad või mul ei ole tuttavaid, kes oleks mul nagu rase olnud, et näinud või kuulnud seda juttu pealt, et siis filmi arvamustega nagu mõtlesin, et vahepeal joppab saab nagu mingi väikse põtkimise või midagi, aga ma ei tea, seal käib küll meil kõhus mingi 24/7 käib mingi action, et kunagi ei ole sellest nagu põtkimistest ja asjadest ei ole nagu puudust. Et te võite kommenteerida vanemad, kes vaatavad, suurest isad, aga võib-olla mõni ema on ka siia ära eksinud. Et kuidas teil siis see päda seal kõhus mässas? Mul hakkab veel rohkem pala praegu. Nii põnev. Kas ta juba filmib või? Jah. Okei. Heli jääb ka peale. Oota. Oota. Mina jään palli, sina jään ääle siis. Ma alguses natuke vibran sellega siin, et te peate pärast vaatama. Nii, oota korra. Nii. Palun minge lähemale üksteisele veidikene. Nii, üks hetk. Oota, ära veel midagi tee. Ma pigem võiks natukene rippust läbi, mis sa arvad? Et ma saaks Rippust me ei saa hoida, see on heeliumi. Ei, hoiad siit. Ei, me oleme siin üksteise kõrval. Nii, ma ei tea, ma olen vist valmis. No nii, poiss või tüdruk? Tee ära. Tee. Ma ei tea, mis see konfetti on nii raske. Sellepärast ta tahtis võib-olla heeliumit panna rohkem. Nii, Valmis? oota. Nii. Nii, oota, ma vaatan seda. Jah, nüüd olen valmis. No nii, sugu, tee. 2, 1, ja! Midagi väga tahad, siis sa saad ka. Kuidagi nüüd reostame randa niimoodi. Ma ei tea. Seda võib pärast, see on päris... Noh, Mari, mis tunded on? Sisetunne ütles õieti. No meil on kõik rääkinud nii palju, et poiss, siis on selline täpselt, et noh, oligi ootus, aga rannarisu. Lõppen lähedal, nüüd lähme veel metsa vahele mustakleidiga tegema pilte. Kuigi lapse sünni puhul või nagu beebi ja putukas lendas suu. Siis must pilt tundub nii sünge kuidagi, aga samas võib-olla jäävad ägedad pildid, aga liigume siis siin metsa vahel. Ja.